Hetkel võiks öelda, et see on energeetikasektor, et Eesti riik on põlevkivienergeetikast teatud määral väljumas ja uued energialiigid, roheenergeetika ja salvestustehnoloogiad on peale tulemas, nii et tunnetame, et seal võib-olla on see kõige suurem. Kui mõni aasta tagasi võis öelda, et selline kütteventilatsiooni jahutus, energiatõhusate hoonete projekteerimine on selline valulaps meil, siis siin on nagu head signaalid, et sellel aastal meil oli rekordvastuvõtt ka sellele valdkonnale ja võtame vastu tervelt 40 üliõpilast õppima, nii et ilmselt siin on nagu teatud leevetus olemas. Et see inseneri populariseerimise võti on tegelikult selles, et insenerid peavad ennast lihtsalt ka ise nähtavamaks tegema. Kui me vaatame viimase 10 aasta trendi, siis võitja on siin IT-valdkond. IT-valdkonna võib-olla selline edulugu algas IT-akadeemia loomisega, mille patrooniks oli ju lausa Eesti Vabariigi president. Ja me nägime selgelt, et kui IT-sektor oli selline innovaatiline, värskem, uute ideedega peale tulev, siis tõmmati väga palju nendest noortest endale. Ja nüüd me näeme viimasel ajal seda, et ka insenerisektor on mõistnud seda, et noorte inseneeria populariseerimine ei ole ainult ülikooli rida, vaid seda peab tegema ettevõtted ka ise. Ja nüüd on nagu tunnetada seda, et siis see inseneeria populariseerimine on tõusmas ja tegelikult midagi teha ei ole, siin on suur teki sikutamine, et insenerid on nüüd kellegi teise arvelt seda tekki enda poole sikutamas. Kui nüüd küsite kelle arvelt, siis ma arvan, et ta on natuke ühtlaselt nii IT arvelt, nii arstiteaduse arvelt kui ka mujalt. Insenerihariduse sihtkapitali loomine. Meil on selline eesmärk, et me loodame lähiajal ja üsna kiiresti tegelikult koos siis oma heade vilistlaste ja toetajate panusega luua sellise inseneeriaõpet ja haridust toetava fondi, mille võib-olla selline algeesmärk võiks olla 1 000 000 eurot ja mille siis dividenditulust me saame tuua Tehnikaülikooli paremaid teadlasi, motiveerida noori, et näidata neile, et inseneriharidus on selles mõttes ka huvitav ülikooli siseselt, et peale lõpetamist ei pea ilmtingimata minema ettevõtlusesse, et tegelikult üks atraktiivne värbamise meetod on ju ka see, kui meil on noored, ägedad, säravate silmadega teadlased, kes ise inspireerivad noori ja me väga loodame, et siis võib-olla siin 2-3 aasta pärast on meil see koostöös ettevõtetega see fond loodud, mille kasumist me siis saame rahastada erinevaid asju, stipendiumid luua, laborid arendada ja võib-olla ka sihtsuunitlused, ka sellised töötasud siis mõnele väga säravale talendile, mida me üheskoos arvame, et ei pea ilmselgelt ettevõtlust minema, aga ta võib-olla loob samavõrd kasu siin ülikoolis.